Tere, armsad õpetajad ja teised, kes koolimajas on täna alustamas uut kooliaastat. Soovin teile kogu südamest väga ilusat, õnnelikku, koolirõõmuga seotud ja tulemuslikku kooliaastat. Ma soovin ka südamest, et te võiksite koolis käia, mitte jälle kogu selle sügise distantsõppel olla. Aga täna teises videoloengus, mida ma teile tahaksin rääkida, on teatud mõttes ka ettevalmistus selleks, et kui võiks ja peaks ikkagi toimuma see, kaugeneme üksteisest ja õpetaja koolis ja lapsed kodus, siis te oleksite valmis. Tänase videoloengu pealkiri on tulemuslik ja hea kodu ja kooli koostöö. Ja ma räägin seda just õpetaja vaatenurgast. Sellel nädalal on mul plaanis ka rääkida teine sama teemaline videoloeng, aga lapsevanema vaatenurgast. Ja selle ma loodan postitada laupäeval. Tänaseks on ka YouTube'i kanalis 2 esimest loengut olemas, nii et võite tagantjärgi ka vaadata, kes ei ole esimesi 2 loengut näinud. Nende teema oli kooli esimese nädala tegemised. Ma olen selle kodu ja kooli koostöö loengu üle sisuliselt terve suve mõelnud. Ja seda eelkõige sellepärast, et ma olen täiesti veendunud, et see on üks otsustavamaid valdkondi, mille kordasaamisel ja heal kordasaamisel on õpetaja töö palju kergem ja õpetaja on palju rohkem toetatud. See nimelt on selles, et kui õpetaja võtab üksinda vastutuse oma klassi iga lapse eest, mida ta ju peab tegema, klassijuhatajana veel eraldi teemana, siis ta on enamasti selle olukorraga suhteliselt üksinda. Ja isegi siis, kui koolis on korraldatud väga hea õpetajate vaheline koostöö, on ikkagi suhteliselt keeruline õpetajal sellega toime tulla. Aga kui me nüüd kujutame ette seda aiapilti, kus mitte kaua aega tagasi istutatud noor õunapuu saab enda ümber sellised toetuskepid, siis ta kasvab palju tugevamaks, palju kergem on tal kasvada. Ja kui õpetaja on üks toetuskepp lapse ümber ja seal on teisigi veel, eelkõige vanemad ja vanemanemad, siis on õpetajal palju lihtsam ka vastutust jagada, oma mõtteid nagu edastada ja tagasisidet saada. Nii et see on see kõige tähtsam põhjus, mille pärast minu arvates kooli ja kodu koostöö hea korraldamine igal juhul ja iga perega ja iga lapse jaoks on õpetaja töö kõige suurem kergendus. Ma ju olen oma töös piisavalt palju puutunud kokku selle keerulise olukorraga, mis võib olla mõnel õpetajal ükskõik mis põhjusel ka selle kooli ja kodu koostöö korraldamisel väga raske. Ja minu arvates on liiga vähe ka meie maal seda teemat, kuidas siis seda koostööd korraldada käsitletud. Ma olen väga õnnelik, et ma leidsin enda mõtete kinnituseks alles suvel ühe Soome haridusministeeriumi materjali, mida ma teile praegu lihtsalt kaanepildina näitan. Ja ka siit olen mõtteid võtnud oma 5K reegli jaoks. Ja seda tüüpi, selle materjali pealkiri on kvaliteetne kodu ja kooli koostöö. Selliseid juhendmaterjale on ju
vähemasti Soomes, kus ma natukene rohkem seda valdkonda ka olen lugenud ja uurinud väga palju, et õpetaja töö oleks kergem. Ja püüan nüüd ka oma nende loengutega just neid teadmisi ja neid kogemusi, mida ma mujalt olen lugenud, teiega jagada ja ise oma kogemusi nagu mõttesse panna. Miks ma olen selle tänase jutu püüdnud kokku võtta 5K reegliks, siis see on lihtsalt sellepärast, et mulle meeldivad sellised lühikesed teemad panna just sellistesse hästi meeldejäävatesse pealkirjadesse. 5K-d on siis järgnevad punktid. Kontakt, kommunikatsioon, kokkulepped, koosmeel ja korraldus. Aga me tuleme nende viie iga K juurde veel eraldi ja läheme siis oma loenguga esimese K punkti juurde edasi. Nii et veel kord kontakt, kommunikatsioon, kokkulepped, koosmeel ja korraldus. Kui me alustame sellest esimesest punktist, siis koostöö aluseks, kui 2 osapoolt, õpetaja ja lapsevanem. Praegu eelkõige ma räägin sellest. Selleks, et nad saaksid head koostööd teha ja tõesti lapsele nagu tugipostidena toeks olla, ei ole muud võimalust kui omavahel väga hea kontakti loomine. Kui nüüd edaspidi ma püüan teha sellist pikemat lihtsa ja praktilise psühholoogia valdkonna koolitust, siis seal ma räägiksin pikemalt, kuidas siis see kontakt olema või olla saab, olema peaks või olla saaks. Aga täna ma tahaksin lihtsalt rõhutada seda, et ei ole üldse oluline, mis kanali kaudu ja kuidas see kontakt luuakse. Jah, muidugi on ju väga suurepärane ja väga tore ja ma loodan, et te olete ka teinud seda, et te saate kokku kõigi oma klassi lapsevanematega. Ja siis on võimalik üksteisele otsa vaadates, naeratades ja isegi kui kätt ei tohi anda, siis pilk kontakti kaudu üksteisega uuesti kontakti uuendada. Ja see tähendab seda, et teie piltlikult öeldes annate omavahel üksteisele käe. Et see laps teie vahel, ema ja isa ja teie õpetaja, saaks niimoodi toetatud, et laps ka teab, et teie olete omavahel kontaktis. Kontakti algus ja kontakti nagu aluspõhimõtete kõige tähtsam sõna on austus. Ma olen täiesti nõus, et väga keeruline on kontakti luua mõne perega, kus pere ei ole huvitatud koolis lapsevanemate koosolekul käimisest, ei ole huvitatud õpetajaga ise aktiivselt ühenduse võtmisest. Ja võib-olla sellel lapsel on väga palju probleeme, mida nüüd teie õpetajana peate ise hakkama tänu sellele lahendama või sellele rohkem panustama, kuna lapsevanemad ei ole teiega tahtnud kontakti võtta. Aga ma kinnitan teile, et kui te teete oma kolleegidega koostööd, siis uskuge mind, keegi teie meeskonnast, kus ka võib-olla, kui teil on tugimeeskond olemas, keegi ikka on võimeline selle perega ühendust võtma. Ja oluline ei ole nii ja võimalik isegi ei ole see,
et teie aineõpetajana, kui teil on palju õpilasi, oleksite iga perega ise isiklikult kontaktis. Aga oluline on see, et keegi koolist oleks iga perega võimeline austaval, meeldival ja sõbralikul viisil kontakti pidama. See on lihtsalt sellepärast hädavajalik, et kui seda kontakti ei ole, siis sellisel juhul on esimene juba mõjutegur täiesti selgelt olemas, miks mõni laps võib väga kergesti kas koolist puududa või mitte tulla üldse distantsõppesse, kui selline olukord on, mitte hoolida teie ootustest ja teie soovidest ja võib-olla isegi õppeülesannetest. Ja kui siis selline lapse kadumine on olemas, koolis puudumine ja teil ei ole ka vanematega või vanemaga või vanavanemaga, kes sellest lapsest nagu hoolib ja teda võib-olla kasvatab, ei ole nii head kontakti, siis te olete kahjuks üksinda. Ja te olete kaotanud tegelikult oma mõjupiirkonnast, oma õpetamise piirkonnast ühe lapse, sellepärast, et te ei hoia piltlikult öeldes tema vanemate käest kinni ja ei suhtle temaga. Nii et esimene ka on kontakt ja kas meili teel, telefoni teel, mingil muul virtuaalsel kujul või suurepärase võimalusega, et te tulete, kutsute vanema kooli ja räägite temaga isiklikult. Sest ainult nagu lapsevanemate koosolekul rääkimisega võib juhtuda, et keerulise lapse puhul, kellel on koolis raske, ei ole võimalik piisavalt kontakti saada vanemaga. Sellepärast on väga oluline, et vanem mõistaks, et teie soovite austuse ja sooja südamega, armastades ka oma pedagoogilisel moel nende last, soovite vanemaga olla igapäevaselt kontaktis niiviisi, et te teate, kuidas lapsel läheb ja olete teinud omad jutuajamised niiviisi vanemaga, et te saate jälgida seda kõike, mida te vajate õpetajana. Nii et teine, läheme edasi 5K teise punkti juurde, ongi siis kommunikatsioonikorraldus või kommunikatsioon, kuidas te selle lapsevanemaga suhtlete. Ja jälle võin öelda, et siin on nii palju erinevaid selliseid alateemasid, mille juurde peaksime tulema, aga ma arvan, et te teate seda ka. Nii et ma tuletan meelde ainult sellist kommunikatsiooni põhiskeemi, mis nüüd on väga oluline, et te teaksite. See on samamoodi nagu telefoni rääkimise puhul, et kui te helistate ja keegi ikkagi teie helistamist vastu ei võta, siis te oma sõnumeid edasi saata ei saa. Ja kommunikatsiooni põhisisu on see, et te olete üksteise kanalid on avatud ja sõnad ja kehakeel ja kõik hääletoon ja kõik, mis on seotud sellega, mõjutab seda sõnumi edastamist. Te olete dialoogis, te räägite ja kuulate ja see on kõige tähtsam kommunikatsiooni nagu selline põhiskeem, ilma milleta tegelikult suhtlemist ei saagi toimuda kahe osapoole vahel. Vahel on selline mulje ja eks ju massikommunikatsiooni või teatud selliste suuremate koosolekute ja esinemiste puhul võib jääda mulje, et kui keegi ees räägib, et siis teised on ka dialoogis. Mina väga sooviksin, et te tunneksite täna seda, et ma tõesti õpetaja räägin just sulle. Nendele õpetajatele, kellel on keeruline olukord oma klassis või kellel on praeguse kooli muutuste ajaga toimetulekuga väga raske. Ja ma tahaksin olla teile toeks. See
Kodu ja kooli vaheline kommunikatsioon on õpetajate jutu järgi üks keerulisemaid teemasid, sest on nii palju lapsevanemaid, nende võib olla nii palju lapsevanemaid, kes on teise põlvkonna esindajad ja kelle puhul ootused ja vahel ka nõudmised, reeglid ja lubamised on hoopis teistsugused, kui on olnud koolis tavapäraselt. Ja sellepärast ma tahaksingi ka tulevikus edasi minna, rääkides sellest, et mida siis teha, kui konflikt või arusaamatused on kodu ja kooli vahel ja kuidas neid lahendada. Aga see, kui te olete kontaktis ja pidevalt ka hoiate seda dialoogi üleval, ükskõik kas meili teel, Zoomi keskkonnas, nii nagu on võimalik, arenguvestlustega, kutsute vanema kooli või kohtute kusagil mujal, kui on mingid tõsised probleemid. Aga et see vastastikune kuulamine ja vastastikune dialoogis rääkimine oleks võimalik. Siis me saame edasi minna sellest, kui see dialoog on olemas, et on võimalik teha ka vastastikused kokkulepped. Kui tutvumise ja kontakti loomise ja üksteise mõistmise alused on loodud ja dialoog on hakanud toimima, siis on võimalik ka üksteisele rääkida sellest, millist on vastastikused ootused. Ja ühelt poolt on need õpetajapoolsed ootused, mida lapsele ta tunnis võib-olla esitab, õpilasele esitab, aga ei ole võimalik nii head koostööd teha, kui vanemad nendest ei ole kuulnud midagi. Ja siis on lapsel võimalik, kui kommunikatsioon vanema ja õpetaja vahel on kehvake, on lapsel võimalik minna koju ja rääkida selliseid teemasid või selliseid jutte, mis ei ole tõsi, sellepärast et niimoodi enesekaitsega võib ta siis pääseda kas õppimisest või pääseda ükskõik millistest tegevustest. Aga kui omavahel õpetaja ja lapsevanem suhtlevad pidevalt ja austuse ja usaldussuhtega ja üksteist mõistes, siis ei ole võimalik lapsel oma niisugust, nii-öelda valesid sõnumeid anda. Laps on üks kommunikatsiooni osapool, selles pole mingit kahtlust. Aga täna me räägime lihtsalt lapsevanema, kodu ja kooli omavahelisest koostööst lapse heaks. Milles siis need kokkulepped? 3. K. Esimene kontakt, teine kommunikatsioon, 3. kokkulepped. Milles need kokkulepped peaksid olema sõlmitud selle dialoogi jooksul ja kooliaasta alguses kohe? Esimene nendest kokkulepetest peaks olema loomulikult see, et millised on need ühised reeglid, ühised põhimõtted ja ühised soovid, ootused, lootused, mida see kooliaasta ja õppimine koolis, tegutsemine koolis kõik endaga kaasa toob. Ja see on keeruline teema, sest need ootused ja väärtused, reeglid ja elupõhimõtted võivad kodu ja kooli puhul olla väga erinevad perekonniti. Aga selle hea dialoogi ja hea kommunikatsiooni eesmärk ongi, et saavutada selline üksteise mõistmine, et oleks võimalik kokkuleppeid paika panna. Ja enamasti on ikkagi lapsevanemad ju oma lapse huvides nõus tegema kokkuleppeid, kuidas õpitakse, mida siis täpsemalt õpitakse. See, et lapsevanemad peaksid olema kursis sellega, mis on õppimise nagu sisu ja eesmärgid, see ei ole mitte üldises mõttes, vaid see peaks olema ainepõhiti juba väga selgelt olemas. Eriti nüüd muidugi, kui on oht, et võib juhtuda, et kool läheb distantsõppele. Et sellisel juhul on iga aine selline õppekava ja ainekava väga oluline, et lapsevanemad on sellega kursis. Ma tean, et paljudes koolides ja paljud õpetajad selliseid kokkuleppeid teevadki
ja lepivad ka individuaalselt kokku, et milline võiks olla mõne lapse õppekava ja teevad selliseid nii-öelda kooli ainesisu ja õppimise sisuga seotud ühiseid otsuseid. Teine kokkulepete valdkond puudutab siis käitumist ja koolis käimist, kõike seda, kuidas koolis peaks siis õpilane tulema toime teistega, kuidas ta sotsiaalselt peaks suhtlema ja need kokkulepped, et mis siis saab, kuidas lapsevanem käitub või mis siis ühiselt ette võetakse, kui laps ei ole suuteline koolis käituma hästi või ükskõik missugused probleemid või teemad üles tekivad. Et millised on need ühised siis ettevõtmised, mida siis tehakse, kuidas toimetatakse, kui laps käitub halvasti või midagi ei tee või on kaklused või on kiusamised või ükskõik mis teemad tekivad, mida võiks panna siis halva käitumise või probleemide, psühholoogiliste probleemide alla. Ja kolmandad kokkulepped on seotud ka eriti nende õpilastega, kellel on siis raskusi, erivajadustega lapsi, kellel on võib-olla haigused, kuidas näiteks õpetaja peaks toimetama, kui lapsel on diabeet. Minul oli klassis kunagi ühel lapsel verehööbimatuse haigus ja meil oli väga täpselt kuni üksikasjadeni kokku lepitud vanemaga, mismoodi mina õpetajana käitun, kui peaks juhtuma mingi õnnetus sellel teemal, et lapsel on tekkinud mingi haav. Ja seda tüüpi kokkulepped ei ole seotud ainult haigustega või krooniliste haigustega, diabeediga või hüperaktiivsusega, vaid need kokkulepped on seotud ka lugemisraskusega, matemaatika temaatikaga, kui lapsel on sellel valdkonnas raskusi ja kõigi nende erivajadustega laste nagu tugimeeskonna poolt või õpetaja poolt eraldi siis nende individuaalsete õppekavade täitmise korraga seoses, et laps saaks õigel ajal abi. Nii et kokkulepped õppimise sisu suhtes, koduste tööde suhtes, kokkulepped käitumisega seoses, kuidas siis toimetatakse, kui on selles valdkonnas probleemid ja kokkulepped lapse erivajaduste puhul tema toetamisega seoses. Ja need kokkulepped tegelikult võiksid olla lausa kirjalikult pandud kirja esimesel koolikuu alguses või siis kohe, kui on aega olnud, et võiks terve aasta jooksul mõlemad pooled meelde tuletada, et meie oleme omavahel arutanud ja me oleme omavahel nagu teinud sellised otsused, et niimoodi me käitume, kui tekivad mingid mured. Ja nüüd edasi, kui me oleme siis tõesti juba pikema perioodi nii-öelda selles mõttes läbi käinud, et teil on ju õpetajana kindlasti peresid, kellega te olete ammu tuttavad ja siis on ainult lihtsalt nagu vaja nii-öelda uuendada uuesti seda kontakti, saada teada, mismoodi pere elab, saada uuesti nagu usaldussuhe ja hea niisugune omavaheline suhtlemine uuendada ja siis võib-olla see suhtlemiste arv ei olegi üldse nii tähtis, aga et usaldus, üksteise kuulamine, vastastikune toetamine, see tunnetus, et ei ole ei õpetajana üksi ega vanemad ei tunne, et nad on üksi, siis selle tulemusena tekib nüüd see koosmeel, see partnerlus, see üksteise käest kinni hoidmine lapse heaks, kus tõesti mitte, et ma ei soovitaks ega tahaks kuidagi nagu julgustada seda, et lapsevanem võib ükskõik mis kellaajal õpetajale helistada, aga et need kokkulepped on ka sellel teemal tehtud, et kuidas nüüd vastastikune suhtlemine nii toimib, et üksteisest väga hästi aru saadakse, ühel meelel ollakse ja lapse heaks toimetatakse. See koosmeel, ühine üksteisest arusaamine, üksteise usaldamine, üksteisesse austav, lugupidav ja positiivne suhtumine. Eks see ongi ju tegelikult see tulemuslik koostöö,
kui laps saab toetatud, kui üksteisega suheldakse hästi ja kui see, mida on vaja lapsel koolis õppida, omandada, areneda, kui see tänu sellele koostööle ja koosmeelele saab palju paremat nii-öelda tuule tiibadesse ja laps puhkeb õitsele. Olen nii palju lapsevanemaid ka kohanud ja me oleme rääkinud, kuidas nad ütlevad, kui hea õpetaja on nende lapsel. Kuidas lapsel tekkinud mured, ta ei pea üldse muretsema sellepärast, et ta ei võiks õpetajale rääkida. Et õpetaja loomulikult ei pea aitama ju kõigis erinevates valdkondades ei saagi aidata, aga õpetaja peaks olema vähemalt teadlik nendest asjadest, mis lapse elu mõjutavad. Ja seda olukorda, et õpetaja istub klassis laua taga ja keegi õpilastest käitub kuidagi kummaliselt või on mures ja õpetaja ei oska kõige vähemalgi määral aimata, mis selle lapsega toimub. Seda olukorda ma tõesti väga palun, et sel õppeaastal ei tekiks. Või et kui keegi lapsel on mingi vaimse tervise nagu teema ja teie õpetajana ei tea, mis seis sellega on ja selle tõttu te ei saa toetada ega aidata abi otsida sellele perele, siis see on asi, mille hea koostöö puhul ei tule esile, ei teki. Ma veel tahan rõhutada enne seda viimast kaad korralduse teemat, aga see ongi ka tõenäoliselt selle korralduse üks alapunkt, et ei ole võimalik suurtes koolides eriti ja aineõpetajana eriti olla kõigi oma lastega ja laste peredega isiklikus kontaktis, lähedases isiklikus kontaktis, kus ollakse partnerid. Ma väga loodan, et see tulevikus on nii. Aga täna paljudes koolides ei ole see veel võimalik. Ja sellepärast ongi väga oluline, et te oma koostööprotsessi alguses kohe lepite ka täpselt kokku, kuidas see kontakt ja koostöö on perega ja koduga korraldatud. Ja mina ei näe mingisuguseid teisi niisuguseid lahendusi, kui ühelt poolt seda, et kujundada koolis õpetajate väikesed meeskonnad klassijuhataja ümber, kus keegi siis, kes selle perega saab kõige parema kontakti ja kõige paremini saaks suhelda. No eriti võib see väikestes maakohtades olla, kus inimesed on omavahel tänava või küla vahel tuttavad ja võivad tekkida ju olukorrad, kus ei saa kõigiga väga hästi nii-öelda läbi. Aga kindlasti on keegi, kes siis sellest õpetajate meeskonnast saab just selle keerulise perega ka omavahel nii hästi läbi ja on austuse suhetes, et see kontakt on olemas. Esimene asi on siis selle koostöökorralduse põhimõtete läbimõtlemine ja ära rääkimine, kuidas see täpselt on korraldatud, kas ja kui palju saadakse kokku koolimajas või kus täpselt, kuidas on meilisuhtlus, mismoodi ja millal toimub telefonisuhtlus, kuidas õpitakse, kui on distantsõppe puhul tegemist või kuidas korralduslikult lapsevanemad aitavad kaasa erivajadustega lapse kas siis logopeediliste plaanide või eripedagoogiliste plaanide täitmisele või mida nad peavad tegema, et lapse psühholoogiline kas siis nõustamine või koolipsühholoogi juures teraapiline nagu niisugune toetamine saab toimetatud, et see korralduslik pool oleks omavahel täpselt kokku lepitud. Kui nüüd psühholoogina olen ma kunagi väga olnud üllatatud sellest lugedes laste depressioonist, et kui koolis õpetaja avastab 2 nädalat on laps olnud masenduses, siis õpetaja peab erilisel moel reageerima sellel teemal, sest depressioon on nii raske haigus, et lapsevanemad peavad mõistma ja otsima abi. Isegi kui see depressioon või see masendus või see halb meele on seotud kooli keeruliste olukordadega õppimises, ka siis on vaja abi otsida.
aga eriti selle järgi on võimalik mõista ära tunda ka koolikiusamist, halbu suhteid ja sellepärast on korraldusliku poole pealt väga oluline, et te tõesti ka selle kokku lepite, kuidas õpitakse, kuidas käitutakse siis, kui on mured ja kuidas suheldakse koduga. Nii et 5 K-d: kontakt, kommunikatsioon, kokkulepped, koosmeel ja korraldus. Need oleksid siis hea kooli ja kodu koostöö põhialuspunktid. Soovin teile kogu südamest, et sellel aastal te võiksite rõõmu tunda oma laste, peredega, vanematega, vanavanematega, koduga suhtlemisest. Ja te mõistate siis õpetajana, kui kergem, palju kergem on teil oma tööga ja oma igapäevaeluga toime tulla, sest te ei ole enam üksi selle lapsega seoses. Teil on võrgustik, teil on tugimeeskond selle lapse ümber. Soovin teile ilusat uut kooliaastat ja ilusat tulemuslikku koostööd kodudega.